Tere kõigile, mina olen Olga. Kui hakkasin 7 paiku hommikul Tartu poole sõitma, väike poeg andis oma mänguasja kaasa, ütles, et emme võtta, äkki läheb vaja. Vaatame, äkki tõesti läheb vaja. Aga praegu teie ees ei ole ma lapsevanema rollis, vaid hoopis magistrandi rollis. Jätkuvalt juba 3. korda, selles mõttes magistrandi rollis. Ja täna räägin teile organisatsiooni edukusest, ehk siis selle mõõtmise eripärast. Palun vasta iseendale. Mis tähendab sinu jaoks olla edukas? Kas sa tahad töötada organisatsioonis, mis on edukas? Ja mõtle korraks ka sellele, kas organisatsioon, millega sa oled seotud, kas tema on edukas? Iga organisatsioon tahab olla edukas, kuid see, kuidas seda mõistetakse ja milles edukus seisneb, ei ole sugugi lihtne välja tuua. Organisatsiooni edukus on universaalne mõiste, millel puudub ühine definitsioon, mis rahuldaks kõik osapooli. Edukuse all mõeldakse erinevaid tegureid, mõõdikuid. Organisatsiooni edukuse mõõtmise eripära on see, et puudub ka ühine mõõtmise süsteem, sest meetodeid ja lähenemisviisi on palju. Edukus organisatsiooni jaoks on midagi olulist ja isiklikku, mis väljendab tihti organisatsiooni põhiolemust. Varem mõõdeti organisatsiooni edukust pigem finantsnäitajate abil. Viimasel ajal finantsnäitajate abil näiteks kasum, käive, kulude efektiivsus. Viimasel ajal üha rohkem defineerivad organisatsioonid edukust läbi jätkusuutlikkuse, töötajate pühendumise, rahulolu, ehk siis pööratakse tähelepanu nendele näitajatele, mis on inimese kesksed. Miks me üldse edukust mõõdame? Esialgu see aitab meilt hinnata, kuivõrd on efektiivne meie organisatsiooni tegevus. Me määrame seda, kui suur on sekkumisvajadus. Ka uude eesmärkide püstitamisel on väga oluline teada, kuivõrd edukas on minu organisatsioon. Me anname tagasiside erinevatele osapooltele ja kasutamegi jälle edukuse mõisted, ka oma näiteks töötajate motiveerimisel. Viimaseks, miks me seda edukust vaatame, on see, et me võrdleme enda organisatsiooni teistega ja positsioneerime ennast turul, kus me tegutseme. Tegemist on puhtalt tänase päeva seisuga puhtalt teoreetilise uurimustööga, mille tulemusena valmib uudne lähenemine organisatsiooni edukuse mõõtmisele. Akadeemilise kirjanduse põhjal läbiviidud uuringu metoodika näeb välja sellisena, et alguseks olid võetud võtmesõnad organisatsiooni edukus ja mõõtmine, käidud läbi 5 erinevat andmebaasi 10 aasta jooksul ja siis valimisse sattusid kõik artiklid, mis olid eesti, inglise ja vene keeles. Ja esmatulemusena näitas see valim 317 artiklit ja lõppvalimisse sattus 19.
Analüüsi tulemusena selgus, et organisatsiooni edukuse mõiste on väga subjektiivne ja sõltub hindajast. Siit tulenevalt on esimene printsiip. Organisatsiooni edukust mõõdetakse lähtuvalt erinevast sihtgrupist. Minu mudel käsitleb 6 suurt sihtgruppi. See on juhtkond, aktsionäärid, töötajad, kliendid, koostööpartnerid ja miks mitte ka riik. Varasemate tulemuste uuringute alusel sain ma kokku 50 erinevaid mõõdikuid, mida jaotasin 5 kategooriasse. Kategooriate loomisel peamiseks oli kategooriate kattuvuse vältimine ja kõikide teoreetilise uuringu käigus leitud organisatsiooni edukuse tegurite ehk mõõdikute esindatus. Ja said siis loodud sellised kategooriad. Esimene kategooria, need on finantsmõõdikud. Teine kategooria on kliendi ja turumõõdikud. Siis on meil protsesside mõõdikud, töötajate mõõdikud ja jätkusuutlikkuse mõõdikud. Ehk siis meie mudel on tervik, kus on esindatud kõik 5 kategooriad, mis omakorda sisaldavad neid juba teisi mõõdikuid. Vaikimisi see on ideaalne mudel, kus iga kategooria on sama oluline kui teine. Ehk siis see on esindatud 0,2 koefitsiendiga ja lõpptulemusena me saame 100%. Aga kui eelnevalt oli korra juba mainitud, organisatsiooni edukuse mõõtmisel me lähtume ikkagi kontekstist, me lähtume sihtgrupis ja siin peab veel mainima, et ka ühe organisatsiooni puhul organisatsiooni erinevatest elutsükledes, erinevatest arenguetappides ei sama organisatsiooni edukus olla sama, mis ka näiteks teises etapis. Ja siis vastavalt sellele me saame seda koefitsiendi muuta. Ehk siis näiteks teeme niimoodi, et kohe siin väike trikk. Ja tulebki välja, et meil endiselt on sama tervik. Kõik 5 kategooriad on esindatud, aga nad on erineva koefitsiendiga ehk nemad hindaja vaatenurgast on erineva olulisusega. Nii, ja see on siis meil hindaja, kes annab ehk siis mõõdab seda organisatsiooni edukust. Organisatsiooni edukuse mõiste on mitmekülgne ja selle mõõtmine ei ole üldse lihtne ja ka suhteliselt problemaatiline. Organisatsiooni edukuse mõõtmisel on väga oluline, et kasutusel on mõistlik ja hästi põhjendatud valik tegureid, mida me kasutame. Ja siit on selline järeldus, et organisatsiooni edukuse tegurid peavad olema püsivad, nad peavad olema mõõdetavad, nad peavad olema usaldusväärsed, kontrollimiseks sobivad ja hästi komplektsed. Lisaks kohandatavad ja kättesaadavad. Et iga, kes soovib seda edukuse mõõta, saaks seda teha. Mõõtmise analüüsimisel on oluline pöörata tähelepanu 3 asjale. Esimene, et enne mõõtmist selgita välja, mis on organisatsiooni tugevused ja mis on tema nõrkused.
Näitena võiks tuua seda, et töötajate rahulolu. Kui ma mõõdan oma organisatsioonis töötajate rahulolu, siis on kasutusel hästi palju erinevaid indeksid, mudeleid ja selle mõõtmisel võib-olla juhtub see, et mina ei taga oma töötajale piisavalt anonüümsust. Siis kas ma võin olla kindel, et need andmed, mis mul on usaldusväärsed ja on õiged. Siis see on siis organisatsiooni nõrkus ja mina arvestan mõõtmisel seda. Samamoodi on vaja selgitada välja välised riskid. Ehk siis näiteks, kui tegemist on monopoliga ja mina vaatan seda kliendituru mõõdikuid või osa, siis monopoli puhul klientidel ei olegi muud valikut. Nende lihtsalt ei ole muud võimalust ja minu organisatsioon tegelikult ei tähenda, et minu organisatsioon on edukas, vaid see, et lihtsalt kliendil ei ole muud valikut. Kolmandaks peab pöörama tähelepanu sellele, et vaadata nende kategooriate vastastikust mõju, et kuidas siis organisatsioonis nad üksteist mõjutavad. Ehk siis näiteks, kuivõrd kulude optimeerimine mõjutab minu töötajate rahulolu. Ehk siis selliseid seoseid. Tänase päeva kontekstis tahaks lõpetuseks pöörata veel tähelepanu sellele, rõhutada, et mida rohkem organisatsioon arvestab jätkusuutliku arengu põhimõtetega, seda rohkem edukas ta pikemas perspektiivis on. Ja nüüd palun sind ettekande lõpus mõelda uuesti edukusele. Vasta endale, kas edukus on sinu jaoks sihtpunkt või see on teekond, mida sa elu jooksul läbid? Tänan! Kas publiku seas on tekkinud küsimusi? Kuidas teile paistab, kas Talva Akadeemia on edukas organisatsioon? Oleneb sellest, mis rollis ma seda hinnangu annan. Mitte hinnangu, vaid ma hakkan seda organisatsiooni mõõtma. Just nagu me väldime need hinnanguid, vaid oleme hästi objektiivsed. Et ei saa anda hinnangut, sest te olete... Hinnangut kohe kindlasti anna, aga selleks, et anda seda vastuse, peab ikkagi süvenema. Aga suur aitäh. Jah, küsimus? Mul oli küsimus just selle viimase küsimuse kohta nii-öelda. Et kas, kui praegu oli küsimus siis tudengid teaduspäeva kohta, siis kas Mainor või teie selle otsas olete ka mõelnud selle mudeli kasutamiseks Eesti ärimaastikul selleks, et seda parandada? Jah, et aitäh küsimast. Nüüd mul on au rääkida ka terve kooli eest. Ehk siis meie koolis me oleme rakenduslik kõrgkool, hästi praktiline ja meie koolis tegutseb lausa töögrupp, kes vaatab seda, uurib organisatsiooni edukust, erinevaid osad. Ehk siis mul on ma ei tea, kas kõige raskem ülesanne pakkuda seda tervikut, vaid ka on teised magistrandid, kes uurivad seoseid organisatsiooni edukus ja väärtused, organisatsiooni edukus ja töötajate pühendumine, organisatsiooni edukus ja siis finantsnäitajad. Ehk siis meie liigume selle poole, et anda meie just majandusele seda lõppmudeli ja oma magistritöö raames esimeses etapis ma nüüd selle
lähen ja teen ekspertintervjuud sihtgruppide esindajatega, et saada endale tagasiside, et kuivõrd need kategooriad on hästi moodustatud ja need mõõdikud sobivad ja siis juba teise sammuna lähen testin seda ettevõtte sees. Ehk siis, kui on pakkuda ettevõtted, siis võime kaaluda. Ikka. Kas saaks küsimus korrata? Kas on mõeldud pigem sellele, et näiteks tööotsija saaks ettevõtet enda näitajate järgi enda jaoks läbipaistvamaks või see on mõeldud ühiskonnale või majandusmaastikule? See on mõeldud kõikidele. Ehk siis väga tore, mul vist tuli veel üks sihtgrupp juurde, ehk siis tööotsija, kes enda jaoks mõtleb, et kuhu organisatsiooni ma lähen ja siis kas see on minu jaoks edukus ja kas see sobiks mulle. Samas igas sihtgrupis ma vaatan seda edukust, et see on, riik vaatab, kuivõrd edukat ettevõtted tal on ja nii edasi. Aitäh!